Sellest, kuidas varustust märjaks saada, sellest me täna ei räägi. Seda oskab igaüks vast ise. Millest me räägime, on kuidas seda kuivaks saada. Esimesed asjad, mis tavaliselt märjaks kipuvad minema, on jalavarjud ehk saapad. Ja kui te olete saapa märjaks saanud, nii nagu see minu käes olev saavas siin on märg, siis esimene asi, mis te teha tahate, on see jalast ära võtta. See operatsioon on meil juba tehtud. Edasi eemaldate te soki jalast loomulikult. See üldiselt näeb välja selline märg kalts. Enne kui te seda kuivatama hakkate muude vahenditega, on mõistlik sealt see liigne vesi välja väänata. Paneme selle praegu siia kõrvale. Nii, te tahate ka kindlasti saapa veest kuivaks kallata, et see kuivamisprotsess kiiremini toimuks. Ja mis veel on oluline, kui see saabas on nüüd kuskilt mudasest kraavist läbi käinud, siis oleks oluline ka see muda siit pealt ära saada, sest et selleks, et see vesi siit saapast välja saaks, peab ta aurustama ja igasugune mudakiht seda aurustamist pidurdab. Pealegi teine aspekt, seesama muda võib ka sisaldada omakorda mingisugust niiskust ja jällegi kogu kuivamisprotsess pikeneb. Ühesõnaga saabas jalast ära, liigne vesi küljest ära ja siis järgmine asi, mis te teha tahate, on, kui te juba sealt sokki eemaldasite, siis on ka sisetald siukene asi, mis kogub enda sisse parajas koguses vett. Kui seda on palju, võite ka proovida seda väänata. Ja kui teil tundub isegi näpuga katsudes, ai, see sisetald on kuiv, eks ju, siin saapa sees, siis tegelikult selle sisetalla all võib olla ka vesi, nii et parem on see eemaldada. Mis veel? Nöörid. Esiteks on nöörid ka märjad ja võib panna kuivama. Teiseks, kui te eemaldate saapalt nöörid, siis võimaldab see teil selle saapa avada rohkem. Ja avamine on siis vajalik selleks, et siia rohkem õhku sisse pääseks. Ja nüüd me jõuame selle teemani, et kuidas siis kuivatada. Kõige esimene asi, mis te tahate, on soe või siis tuul. Ja veel parem on, kui teil on nende koosmõju olemas. Ehk siis te võite asetada saapa lihtsalt kuskile päikese kätte. Päikese soojuse mõjul hakkab see vesi siit seest aurustama. Tuul omakorda ka kiirendab seda protsessi. Ehk siis te võite proovida saapa panna kuidagi niimoodi, et see saaks ka tuult ja sooja. Kuidas käituda siis, kui ei ole päikest või isegi on, aga teil on vaja forsseerida seda protsessi, siis kuidas seda sooja juurde saada? Väga lihtne. Kui võimalik, teete lõkke. Lõkke puhul kasutate ära lõkke soojust, eks ole. Selleks tuleb saavas panna kuskile lõkke lähedale. Aga mõistlikkuse printsiibist lähtudes, et teil ei ole mõtet seda saavast otse tulle panna ega liiga lähedale, sest et kuum küll kuivatab teie saavast, aga ta võib selle käigus ka seda kahjustada. Et peab olema sellisel parajal kaugusel, et käega katsute, kui kätt kannatab hoida, on mõnus soe, aga kuum ei ole, siis on see tõenäoliselt ka saapa jaoks hea. Ja pange ka jälle niimoodi see sinna kuidagi proovige sättida, et see soojus pääseks siia saapasse sisse, et siis ta kuivab kiiremini. Nüüd, kui meil ei ole võimalik lõket teha, ei ole päikest ja ei ole võib-olla ka tuult piisavalt, siis saab kasutada ka siukseid muid abivahendeid. Näiteks kõige lihtsam abivahend on, mis teil on võib-olla metsas kaasas, on WC-paber. Sobib ka näiteks ajaleht. Et topite selle paberi siis siia saapasse, ükskõik on see siis ajaleht või WC-paber. See paberi lahendus ei ole päris siuke, et jäta ja unusta, et te peate aeg-ajalt kontrollima, et kui see paber on siin nüüd sellest saapas oleva niiskuse mõjul märjaks muutunud, siis tuleb see paber sealt eemaldada, muidu see kuivamisprotsess peatub. Eemaldate selle märja paberi ja asendate uue kuivaga. Et see on üks võimalus.
Mis võimalusi meil veel on? Meie Kaitseväe kuivtoidupakkides on ka selline, mitte just toiduaine, aga olete näinud võib-olla tonotiit ehk siis niiskust imavad pakikesed. Niiskust imavad pakikesed imavad niiskust väga hästi ka saabaste seest. Et uhata neid sinna sisse ka, kas või siis näiteks paberile lisaks või niisama. Ja jälle kiirendab see protsessi, isegi kui see saabas samal ajal kuskil päikese käes kuivab teile. Veel, siin on meil nüüd siuke high-tech asi peaaegu, on kätesoojendus padjakesed, need annavad sooja. Sooja on kuivamiseks vaja, nagu me rääkisime. Ja on sellised padjakesed, mis siis, kas need siis käivad murda või mida igatahes aktiveerite need padjakesed ja lükkate saapasse. Hakkab see sooja tootma ja soojuse mõjul niiskus aurustub ja teie saapad muutuvad kuivaks. Mida veel võib kasutada? Näiteks pakike riisi on teil äkki kaasas. Riis väga hästi imendab sooja endasse. Või sool, kui seda on suuremas kogus. Teinekord on niimoodi, et ei saa märjaks mitte ainult saapad, vaid saavad ka vormiriided märjaks. Nende puhul põhimõte on sama, et on vaja soojust, on vaja õhu liikumist. Aga nende puhul on niimoodi, et nendest eelnevalt räägitud soojapatjadest ja soolast ja riisist ei ole kasu, sest et kui te need topite endale pükste taskusse, siis te selle tasku saate kuivaks, aga kõik ülejäänud jääb ikkagi märjaks. Et nende puhul jah, tuleb siis loota muudele soojusallikatele, kas siis päikesele või jällegi teete lõkke ja panete lõkke äärde kuidagi kuivama. Et te võite teha näiteks siukse rakise, mis minu selja tagant paistab, et ühe rakise puhul saate rakise peale laiali laotada selle asja, kui teil on 2 rakist tehtud, siis saate nende vahele tõmmata ka nööri soovi korral, sinna omakorda riputada asju või siis rakise külge kinnitada veel, ma ei tea, saapaid ja sokke. Ja samamoodi, eks ju, et kui te panete nad tule lähedale, siis ärge pange liiga lähedale, muidu on sädemed, põletavad teie vormi sisse augu ja pärast on seletamist palju või lihtsalt ebamugav. Sokkidega on muidugi see teema ka, et üldse märgade riietega, need on niimoodi, et neist tuleks võimalikult kiiresti vabaneda, et kui te ka ei saa kohe kuivatama hakata või teil ei ole varuriideid kaasas, siis äkki teil on vähemalt varusokid kaasas. Et siis võtate selle märja soki jalast esimesel võimalusel ära, panete kuivasoki jalga ja sokke saate te kuivatama hakata näiteks juba rännakul olles, tõmbate selle oma koti külge, kui teil on selline molle süsteem, tõmbate need sokid siia rippu ja samamoodi tuule ja päikese mõjul see kuivab, kui väljas muidugi vihma ei saja. Sokid kinnitate siia ja ei peagi te mingit vaeva nägema, kõnnite ja sokid kuivavad. Jääge kuivaks, jääge terveks või vähemalt saage kuivaks. Ja lähemalt lugege sellest ajakirjast Kaitsekodu.